Selge, aitäh. Nõndaks, tere pärastlõunat, proovin siis teha kiiremini kui 15 minutit. Nagu mainiti, Taavi Vaasmaa, keskkonna vanem ekspert Sustineerest ja siis tutvustan analüüsi, mis on siis üks osa sellest laiemast uuringust ja seotud just fosforiidiproduktide olelusringi hindamisega, et mis see täpselt on, siis vaatame sinna koos otsa. Lühidalt lihtsalt lähteülesanne, mis oli siis määratud, hindasime kokku 4 erinevat produkti, et siis 2 vahetoodet ja siis 2 ka lõpptoodet, hästi lühidalt öeldes. Ehk siis 2 kontsentraati, 2 protsessi, väävelappeline protsess, soolappeline protsess ja siis ka fosforappe mõlemast protsessist. Ja lisaks sinna juurde siis tegime võrdlusanalüüsi ka, et kuidas need tulemused suhestuvad teiste teadaolevate kas siis andmebaasipunktide või teadusuuringute tulemustega. Nüüd, kuna see toote olelusring võib olla nagu mõistena uus, et siis lihtsalt lühidalt, millega tegemist on. Et see on sellised ISO standarditega reguleeritud terviklik meetod, kus vaadataksegi siis toote või teenust tervik elukaart. Vaatame, kas siit osad asjad ei paista hästi välja. Siin ekraanil on. Aga ühesõnaga, kui me hakkame siit ülevalt peale, siis nagu esimene etapp ongi ressursside hankimine, nende eeltöötlemine ja siis tootmine, kus me saamegi soovitud selle produkti. Ja siis elukaares, kui me vaatame jällegi tervikuna edasi, võib olla selle transport siis tarbijani, tarbijapoolne kasutus ja siis sellega eluea lõpp. Mida me käesolevas siis projektis tegime, me vaatasime seda osaliselt, et me vaatasime ressursside hankimisest, töötlemisest kuni tootmiseni. Et nimetatakse kuni ettevõtte väravani, mitte päris hällist hauani lõikes. Ja selle protsessi käigus tulebki arvesse võtta kõik erinevad siis sisendvood, olgu need materjalid, energia ja kõik erinevad ka siis väljundvood, et saadagi aimu, kus need keskkonnamõjud avalduvad, mil määral ja milliste sisendite või väljunditega need kõige rohkem ka seotud on. Nüüd lühidalt ka, et mis see siis olelusringi hindamine on ja mida ta ka samal ajal ei ole. Ehk siis olelusringi hindamine ei ole keskkonnamõjude hindamine KMH selles klassikalises mõistes. Mida nüüd olelusringi hindamisel tehakse ja vaadeldakse, ongi hinnatakse selle toote teenuse keskkonnamõju potentsiaali erinevates mõjukategooriatest. Me hiljem vaatame ka, et mis on need mõjukategooriad, mida me seal ka siis hindasime. Ehk siis seda potentsiaali, et milline see mõju võib olla seal, mitte et kuidas ta juba täpselt vastavas ökosüsteemis või kuidas ta seal väljendub. Ja mida ta hästi võimaldabki tuvastada need peamised sisendid, mis seda mõju põhjustavad. Et kui me räägimegi näiteks kliimamõjust, hapestumisest, inimtoksilisusest ja nii edasi teistes mõjukategooriates. Et mis on need põhilised sisendid, mis annavad selle kõige suuremal siis tuuke või ka selle negatiivse mõju. Ja sinna otsa saab kohe vaadata, et millised on need võimalused meil ka seda mõju vähendada. Kui me teame, kus see tuleb, siis meil tekivad ka võimalused ja meetmed hakata hindama. Kas me kuidagi energiatarbes teeme muutusi, siis materjalis teeme muutusi, protsessides teeme muutusi. Ning kuna ta ka baseerub samadel standarditel, samadel loogikatel, siis ta annab meile baasi, et me saame võrrelda teiste analoogsete ka siis toodetega. Meil on seal see usaldusväärsus ja me saame seda hinnata laiemas skaalas. Mida ta ei tee, et ühesõnaga ta näitabki sellist potentsiaali, aga ta ei hinda, et kuidas ja mismoodi see mõju selles ökosüsteemis avaldub. Et kui me räägime siin näiteks ka hapestumisest, räägime siin hapestumise potentsiaalist, aga ta ei ütle, et nüüd mis juhtub seal täpselt mingi asukohas lokaalses piirkonnas selle tõttu. Et see vajaks juba omaette hinnangut ja saab olla selleks sisendiks, kui sinna minna hakata hindama ja küll selline potentsiaal on, selline hulk võib olla seal ühes või teises mõjukategoorias, kuidas see siis ka reaalselt siin koha peal avaldub. Ehk siis siin me räägime lihtsalt puhtalt sellest potentsiaalidest. Nüüd lühidalt ka, et mis andmed üldse olid siin kasutuses ja mis on see andmete kvaliteet, siis nagu varasemad ka ettekandjad on siin välja toonud, et need samad andmed olid ka meie analüüsi sisendiks, et selle suhtes oli see ühtlustatud, seal olid siis pilootkatsed, ehk siis samamoodi need tulemused baseeruvad ka pilootkatsete tulemustel.
lisaks siis erinevad mudelid, insenertehnilised, geoloogilised ja mäenduslikud. Ja kus meil ei olnud seda spetsiifilist andmestikku võtta, siis me pöördusime ka väliste andmeallikate poole, kas need siis mõned uuringud, usaldusväärsed andmebaasid või muud. Samamoodi see geograafiline esinduslikkus, et see hindamine baseerus Eesti oludel, et siin me ka kasutasime just neid transpordidistantse, mis oleks potentsiaalselt siis sellest võimalikust karjäärist kuni tootmisesse, lisaks Eesti energiakasutuse, ka energia miks ja nii edasi. Et suures pildis andmekvaliteeti sai pidada väga heaks, kuna just need primaarandmed pärinesidki geoloogiateenistuse käest, mis olid läbi viidud ka väliste partnerite poolt. See andis kõik selle sisendi hindamaks seda tootmisprotsessi ja tootmisprotsessiga seotud mõjusid ja sekundaarandmed siis olid osad kas kemikaalide ja nende transpordi osas kasutatud. Ja vaatamegi siis ka tulemustele otsa. Nagu mainitud, siis olid mitmed erinevad mõjukategooriad, mida me vaatasime. Nüüd see valik baseerus siis Euroopa Komisjoni metoodikale ja ka EN-standardile, keskkonnadeklaratsioonide standardile. Ja oli 8 põhilist siis mõjukategooriat, mis me vaatasime, et oli kliimamuutus, hapestumine, magevee ökotoksilisus, mis põhimõtteliselt kirjeldab, et erinevate siis toksilisest komponentide sattumist keskkonda ja siis nende selline ka toksiline mõju vastavale ökosüsteemidele. Magevee eutrofeerumine, inimtoksilisus, ressursside ammendumine, siin mineraalid ja metallid, ehk siis kui palju selliseid mineraale või metalle taastumatu ressursse kasutusest välja läheb, osoonikihi ammendumine ja siis tahkete osakeste heitkogused. Nüüd ma elukaare etappides võib-olla ka vahepeal mainin lihtsalt A1, A2, A3, mida need tähendavad, on see, et A1 need ongi need sisendmaterjalid, kõik erinevad kemikaalid, mida oli vaja seal kasutada, lisaks ka fosforiit ja fosforiidi kaevandamine, et sellega seotud erinevad komponendid. Transport tähendabki siis erinevate sisendmaterjali transport nende valmistamiskohas kuni siis tootmisesse. Et see on seotud fosforiidiga, aga erinevad happed, reagendid ja kõik muu. Ja siis tootmine, seal on siis reaalne see energiakasutus, olgu see elektrienergia, maagaasi kasutus, muud energiakandjad, kütus ja ka siis jäätmeteke ja jäätmekäitlus. Ühe näitena tookski välja on nüüd kliimamuutuste kohta, eks see ühik on siis ka kilogrammi CO2 ekvivalenti, et kõik need mõjud on taandatud siis CO2 peale ja siis samamoodi tonni B2O5 kohta, nagu varasemalt toodi ka välja, et me tahame võrreldavat ühikut, et see võrreldavaks ühikuks B2O5. Mis need lühendid tähendavad, ongi siis SA on soolappeline protsess ja VH on väävelappeline protsess. Nüüd siin need tulbad vasakul pool on seotud siis selle kontsentraadiga, et see vaheprodukt ja paremal pool on siis lõpptoode ehk siis fosforappe. Ja mis me näeme, et mõlemal juhul nii vahetoodet kui lõpptoodet puhul see soolappelise protsessi, see kliimamuutuste kliimamõju potentsiaal on oluliselt suurem võrreldes väävelappelise protsessiga. Ja kõige suurem see komponent tulebki siis sellest tootmisest. Ja seal on see kõige rohkem seotud just sellise otsese tekkiva heitega. Et Birgit ka siin rääkis, et see lisatakse kaltsiumkarbonaati, see reageerib hapetega, tekib täiendavalt veel CO2 ja ka energiakasutus, et kui palju energiat vaja seal tootmises. Kui me nüüd ajame selle pildi nüüd laiemaks, võtame need teised mõjukategooriad ka siia arvestusse ja proovida sellise koondtabelina lihtsalt tuua see teie ette, siis 2 tulpa, et see oranžikas tulp on siis soolhappeline ja sinine on väävelhappeline. Ja siin on ka fosforappe kohta, aga need tulemused, ütleme, et on üsnagi analoogsed ka selle vahetoote osas. Mis siin on tehtud, ta on normaliseeritud selle väävelappe peale, et kui see on maksimaalne see väävelappelise protsessi mõju, siis kas see soolappelise protsessi mõju on sellest suurem või ta on siis väiksem, et tekiks selline natuke võrdluspilt. Ja mida me näemegi on, et sellist 6 mõjukategoorias 8 on soolappelisel protsessil suurem negatiivne potentsiaalne mõju, eriti just, kui vaatame osoonikihi ammendumist, inimtoksilisust ja ka näiteks kliimamuutusi. Ja nagu mainisin, et sama selline trend ja sama pilt esines ka nende
produktide puhul. Elukaare etappide mõttes nüüd valdavalt domineerib just see sisendmaterjalide hankimine, et seal kõik see energiakulu, materjalikulu on nii suur, et nemad põhjustavad ka sellest mõjudes kõige suurema komponendi. Välja arvatud nüüd kliimamuutused ja soonikihi ammendumine, kus siis see tootmise protsess omab kõige suuremat potentsiaalset mõju. Nii, kui seda nüüd võrdlesime ka väliste andmepunktidega, siis mis me siin näeme, on jällegi see kliimamuutus, kilogrammi CO2 ekvivalenti tonni P2O5 kohta ja kirjanduses saime erinevaid andmebaaside andmepunkte, mis oli seotud siin Euroopa, Maroko ja Floridaga, lisaks ka veel teadusartiklitest. Need kõik on väävelhappelised protsessid, et peame seda silmas, et soolappeliste protsesside kohta sellist andmestikku ei leia. Ja kui siin me vaatamegi neid tulemusi, siis see väävelhappelised protsessid on küllaltki võrdväärsed seal, et osad tulemused on kõrgemad, osad madalamad, aga jällegi soolappelise protsessi puhul see kliimamuutus, globaalse soojenemise potentsiaal on selgelt kõrgem kui need andmepunktidel ja kui ka sellel väävelhappelisel protsessil. Ja jällegi võrdlus väliste andmepunktidega, lühidalt, mis me siin graafikul näeme, et see tume hall on andmepunktide keskmine väärtus, see on siis jälle normaliseeritud, et me võrdleme vastu seda ja siis jällegi sinine on väävelhappeline protsess ja siin oranžikas on soolappeline protsess. Et soolappelises protsessis tulemused ületavad valdavalt võrdlus andmepunktide tulemusi. Ja väävelhappelise protsessi puhul aga ütleme, et 5 juhul 8 nad tegelikult jäävad allapoole neid võrdlusaluseid andmepunkte. Et lihtsalt jällegi saada natuke nagu konteksti, et kuhu nad paigutuvad ja kui suured need mõjude erisused seal on. Ja nüüd ütleme, et vahetoodete puhul olid need tulemused aga jällegi valdavalt kõrgemad nende võrdlusandmepunktide omast, et seal tihti oli seotud ka sellega, et Eestis see transport, ütleme ka potentsiaalses karjääris kuni tootmisesse on väga lühike. Ja ka see fosforiidi kaevandamisega seotud kütuse kulu on teistsugune, et seal on teatud aspektid, mis mõjutasid ka seda suuremat erinevust just nende vahetoodetega. Aga võtteski selle analüüsi jupi nüüd siis kokku, et see väävelhappeline protsess enamikes mõjukategooriates väiksema mõjuga kui soolappeline protsess. Läbivalt, ütleme, et mis siis need komponendid olid, mis kõige rohkem erinevates mõjukategooriates ka siis oma potentsiaali, negatiivse potentsiaali andsid, oligi fosforiidi kaevandamine, et sealne kütuse energiakulu, tootmises olev elektrienergia kasutus, siis ka soolapet, väävelhapet ja muude reagentide tootmine, maagaas, siis ka soolappelises protsessis otsene CO2 heide ja siis rikastamisreagendid ning ka jäätmekäitlus. Et erinevatel protsessidel kas jäätmevood erinevad ja sealt tulenevad mõjud on ka erinevad. Nüüd, kui me vaatame seda soolappelist protsessi, siis kõige kõrgemad tulemusi põhjustasidki peamiselt maagaasi kasutus, et kui palju oli maagaasi seal protsessis vaja, kuna seal oli ka täiendav kuivatamine, otsene CO2 heide ja siis see soolappe endaga tootmine. Väävelhappelises protsessis kõige suurem mõju oligi seotud pigem selle fosforiidi enda kaevandamisega, sellega seotud sisendid, mis selle jaoks vaja on, elektrienergia kasutus ning siis rikastamisreagendid ja jäätmekäitlus. Jah, üks lihtsalt lisapunkt ka, et kui me võrdlesime väliste andmebaasidega, siis võis näha, et kus need vahetoodete tulemused ületasid võrdlusalused andmepunkte oluliselt rohkem võrreldes lõpptoodetega. See oli seotud teatud selle tootmisprotsessi iseärasustega, sealse energiakasutuse loogikatega ja siis ka transpordikaugustega. Nii et suures pildis jah, et uuringus rakendatud piiride, eelduste ja andmete põhjal saab öelda, et see väävelhappeline protsess keskkonna mõjude seisukohast oleks eelistatum alternatiiv võrreldes soolappelise protsessiga, kuna seal erinevates mõjukategooriates selgelt see mõjupotentsiaal oli väiksem.